Nüüd me räägime siis haagidest kehasse. Huvitav asi, et siin on tegelikult kõik palju kergem. Ehk siis kui me lööme näiteks lühike haak pähe, rusikapositsioon on ühtemoodi, kui me lööme pikk haak pähe, rusikapositsioon on teismoodi, siis kui me lööme löögid kehasse, siis rusikapositsioon on ühtemoodi ja see on ainult läbi nagu kruusi moodi. Ehk siis me lööme pams, pams või siis isegi kui me lööme pikem haak kehasse, siis rusikad ikka hoiame niimoodi. Keegi ei löö haagid niimoodi, kuid erandi puhul muidugi kõike võib olla ja selline kuulus poksija nagu Gennadi Golovkin, tema kusjuures lööb sellised haake just niimoodi kehasse. Siin jälle kõigepealt me peame aru saama, et kuhu liigub meie keha energia, see mass, see jõud on ju, ta liigub nüüd kehasse. See tähendab seda, et ta liigub natuke alla. Ja me peamegi suunama meie keha massi jalgadega natuke alla. Ja samamoodi meile tuleb appi see sama kükk, et kui ma olen näiteks lähivõitluses, kõigepealt võtame lühikesed haagid. Siis vaadake, siis ma löön pumps, ma teen väikene kükk jalaga. Miinus on see, et kui me lööme haak kehasse, siis me enam ei suuda kaitsta oma pead ja oma lõuga. Kui me siin pähe lööme, kaitseme, siis kui ma töötan kehasse, nii palju kui ma ei saaks, ikkagi ma jään lahtiseks. See puudutab nii lühikest haaki kehasse, kui ka pikema haaki kehasse. No näiteks, millal on pikk haak kehasse väga efektiivne? Kui me võtamegi seda kombinatsiooni, jab ja pikendame vasak haak, pikk haak kehasse, kus on see maks, see on siis mu isiklikult üks lemmikutest kombinatsioonidest. Ma teen jab ja siis pikendan, näete, ma teen kükk, käsi on peaaegu lahti, ei ole selline, aga ei ole selline. Ja see on üks nagu põnevatest kohtadest. Samamoodi ma võin lüüa ka vastupidi näiteks. Alustan vasaku käega, löön kehasse. Siin teisel poolel, ehk siis minu vasakul pool, kuhu siis on suunatud parem käsi, siin ei ole mingisuguseid valukohti. See on olemas siis põrn, mis on õigesti. Ja vahest keegi lööb sinna pihta ja see on päris valus. Või siis süda alla, või siis vastu süda, ja see ka vahest tekitab valutundeid ja vahest inimesed on katkestanud matše peale neid lööke. Aga statistiliselt, kui me lööme siia vasakusse külge või kui me lööme paremasse külge, siis siin küljel, kus on maks, ehk siis parem külg, ütleme niimoodi, et knockoute on palju rohkem või knockdown isegi, kui me lööme paremasse poole. Seepärast vasaku käeline ongi olla mõnes mõttes hea, siis me saame teha väga tugev löögi vastu maksa, mis asub siin paremal küljel. Aga muidugi ka paremad käelised võivad lüüa oma esikäe haaki siia maksa ja see töötab ka väga hästi. Aga kui jälle keskendume siis õigele tehnikale, lühike haak siin vastu pead, lühike haak kehasse. Vahe on ainult selles, et me teeme kükk ja ongi kõik ja jääme lahti, seepärast me peame kiiresti töötama. Samamoodi ka pikk haak. Rusikapositsioon on siis nagu hoiame kruusi ja siis me liigume. Eks. Ja siin samamoodi. Jälle. Peale jääb lahti, seepärast me peamegi tegema seda väga kiiresti ja väga õigel ajal. Uppercutidega on kõik siis kerge, sest pikkaid uppercutte kehas ei olegi olemas. No võib-olla keegi lööb, aga ei ole eriti mõtteid neil nagu pikad lööke kehasse teha. Aga lühikesed uppercutid on täiesti olemas. Üks võib-olla jälle parematest näitajatest on Mike Tyson, kes lõi siis lühikesi uppercutti kehasse ja siis kohe tõstis teise lööki pähe. Pum.
väga efektiivne siis kombo ühe käega, topeltlöök, ma siis nimetan seda jah, ühe käega. Ja siis samamoodi, kui me lööme lühike uppercut pähe, siis täpselt samamoodi me lüüme lühike uppercut kehasse, aga lihtsalt tehas niisugune kükk või me läheme, teeme kükki ja siis lööme siit tš. Mina oma praktikas rohkem löön haake ehk siis küljelööke kehasse, sest tihti, kui käed on siin vastasel, siis kergem on saada nende ümber neid küünanukke lööke pihta. Aga kellegile meeldib lüüa täpselt siia keskele. Vot seepärast jah, upper siia, pähe ja nüüd upper kehasse, näete, et rusikas siin võib-olla liigub paralleelselt põrandale, siia, natuke üles poole, uppercut pähe, uppercut kehasse. Et need olid siis jutud uppercutidest, haagidest kehasse ja muidugi ka otselöögidest kehasse. Nii, siis tänaseks on siis see kõik ja näeme juba varsti uuesti.